Tšau, täna me räägime flirtimise struktuuridest. Ma tegelikult mõtlesin sellest kirjutada lihtsalt väikse blogipostituse, aga kuna mul on väga vähe vaba aega tegelikult, siis ma tunnen, et kui ma kirjutaksin sellest, siis see võtaks energiat ära muudest kirjutamisprojektidest, ehk siis see on selline random video siin. Ja see ei ole kuidas flirtida ja see ei ole ka tegelikult nii-öelda high connection inimestega üldse oluline. Aga see on pigem sellise keskmise connectioniga olukordades. Peamiselt ma räägin tegelikult tiinekajast, kui inimesed on näiteks 15, kus neil ei olegi väga spetsialiseerunud tundeid üksteise vastu, aga neil on väga palju seda energiat ja soovi. Ehk siis sul on palju pingeid kehas mingil kujul või vaimselt, aga sul ei ole otseselt väga spetsiifilisi tundeid kellegi vastu, ehk siis sellisel kujul flirtimine on veits tähtsam. Pluss siis või lihtsalt nagu igapäevaelus sellise keskmise connectioniga olukorrad. Peamiselt me räägiksime Snapchatist ja pudelimängudest ja ka võib-olla mingil kujul teatud laadi ruumi hoidmisest. Ma ei lähe liialt sügavale mingitesse nagu terminitesse, aga põhimõtteliselt me saame näha flirtimist kui teatud laadi pinge tekitamist, kus te nagu huiate üksteisega, ja sa pead kordamööda lahustama neid pingeid, sest et see on mingil kujul satisfying tunne, eks mingil kujul intiimsus, mingil kujul mõistmine, ja siis järgmine hetk inimese paneme jällegi veits nagu nii-öelda varvaste peale, et ta ei teaks, mis tuleb järgmisena. See tekitab põnevust, see tekitab mingit tunnet. See on see lühikokkuvõte sellest. Ja siin tuleb mängu selline tunne, mida ma olen palju elus tundnud, on see, et kui sa kõnnid kahekesi kellegagi, siis sul on palju raskem sebida, nii-öelda, flirtida, tuua mingeid seksuaalseid alatoone või tuua neid pingeid teemasse, versus siis, kui te chillite kuskil baaris, mingis sõprusringkonnas, umbes 5. sõprusringkonnas. Ja kuhu see minu arust tuleb, on see, et kui te olete kahekesi, siis te peate ka hoidma seda ruumi. Ehk siis te ehitate põhimõtteliselt maja endale, ja see maja, mis on siis teie kahevaheline jalutuskäik, see maja peab olema ohutu, et see inimene saaks ennast seal mugavalt tunda, ennast avada ja seal siis olla. Ja siis mis su järgmine punkt on see, et sa pead olema seal majas ja ütlema talle, et näed, me oleme siin majas, aga kas ma olen ohutu? Kas sa saad mind 100% usaldada? Ja sa pead mingil kujul nagu siis natuke huiama. Aga kui sa oled see sama inimene, kes ehitab seda maja ja peab huiama ja olema see, et ma ei tea, kas sul on minuga ohutu täiesti, siis need võivad vahepeal sassi minna. Vahepeal, kui sa proovid üksteist nii-öelda polariseerida, siis sa võid hoopis näha, et sellel majal on mingid nõrkused. Või vastupidi, kui sa liiga palju panustad selle maja ohutusse, siis sa unustad ennast polariseerida. Aga kui sa oled baaris, sa oled 5. sõprusringkonnas, kus teie kaks ei pea kunagi liiga palju panustama sinna ühisesse lõkkesse, siis sa saad keskenduda rohkem teievahelisele dünaamikale. Sa ei pea rääkima siis, kui ei ole vaja rääkida, sest et kui sa oled kahekesi ja ma olen eestlane, ma väga hindan vait olemist, siis seal on ikkagi hetki, kus sa pead midagi vastama lihtsalt sellepärast, et see on nagu vajalik teisele inimesele ja selle maja nii-öelda soojustamisele. Aga kui te olete 5. pundis, kui ta räägib näiteks mingi loo, sa ei pea midagi vastama, sest et kui see ei ole otseselt vajalik, et arendada siis sinu karakterit, sa saad lasta teistel vastata ja jällegi sa saad maksimiseerida, kas see on sõna, optimiseerida enda polariseeritust temaga ja teie connectionit ja seda ruumi ja seda kõike muud hoiavad nagu teised inimesed seal küll. See on üks kontseptsioon. Teine kontseptsioon sealt edasi on see, et kui teil juba on connection, te olete võib-olla natuke kauem üksteist tundnud, natuke kauem, siis teil on ülikasulik minna keskkondadesse, kus te vastandute nendega, ehk siis kui te lähete näiteks jälle 5. seltskonda, kus on 3 inimest on ju peale teie, ja need 3 inimest on lollimad või mingis teises skenes teist või teil on mingid inside joke'id, millega te olete nii-öelda kõrgemal mingitel hetkedel kui nemad, siis te saate
te saate lihtsalt nii palju huiata ja see toob teid rohkem kokku. Kui te tunnete vastandust maailmaga, see on samamoodi, kus poliitika ja riigid ja asjad toimuvad. Kui sa vastandud maailmaga, siis sa tunned rohkem ühistunnet omavahel. Ja jällegi, see saab väga kasulik olla. Mul on üks kõige joovastavamaid hetki on see, kui sa chillid kahekesi, mingi jalutate koos, kas või lihtsalt püsisuhtes olles tegelikult, see on ka tõsi, te lihtsalt mingi jalutate õues, teil on tore, aga te ei hinda tegelikult seda, kui eriliselt üksteise jaoks olete. Te lähete istute korraks maha mingisse seltskonda, mis on teie jaoks täiesti jabur, kus te tunnete, et teie kaks olete kõige normaalsemat inimest ja kui te nüüd sealt poole tunni pärast ära kõnnite, siis teil on selline maaniline tunne, nagu te oleks just armunud. See on päris lahe. Nüüd, tulles tagasi, huvitavad keskkonnad on. Snapchat täiesti haige leiutis. Kui sa annad 13-15 aastastele võime saata sõnumi, mis ei lähe ühele inimesele, vaid mis läheb mitmele inimesele ja see on normaliseeritud, siis selle võim fuckboitada ringi on täiesti absurdne, sest et kujutate, et sa saadaksid Messengeris hommikust mingi 10-20 inimesele. Aga Snapchatis see on täiesti normaliseeritud ja keegi ei tea kunagi mitmele inimesele sa saatsid selle snappi. Ehk siis sa teeselda nagu, ta ei olegi nii oluline, sa lihtsalt õhtul saadad kõigile mingi good morning või mingi vaata, mis ma teen. Kuigi sa saatsid selle ainult talle. Või ka vastupidi, kui sa tahad jätta tüdrukule mulje, et nagu sa ainult räägiksid temaga, aga siis tegelikult sa saatsid selle sama snappi mingi 5 veel. See on lihtsalt liiga võimas süsteem huiamiseks. Ja jah, tõesti nagu borderline geniaalne süsteem. Sest et Messengeris suhtlus selles vanuses, millest ma räägin, võis olla vahepeal liiga intiimne. See, et sa hakkad kohe kahekesi rääkimast jällegi. Teil on tungud, aga teil ei ole tegelikult neid spetsiifilisi ideid selle ühe konkreetse inimese kohta. Ehk siis see on perfektne nagu loading ground, soft landing, et hakata suhtlema. Ja siis aina tasapisi hakata saatma lõpuks näppe, mida näevad ainult üks inimene. Aga alguses on nagu 20 inimest. Kes Instastorid töötavad samamoodi tänapäeval, kus sa saad kommenteerida teise tehtud story't, sa saad naturaalse vestluse, mis võib kesta mingi 3-4 sõnumit ja te saate olla connectionis ilma, et te otseselt spetsiifiliselt üksteisele kirjutaksite. Ja need on mingid sellised pehmendavad süsteemid, mida ma mäletan nagu tiineka ajast. Viimane kontseptsioon, mis ma tahtsin praegu rääkida, on see, kui absurdne asi oli tegelikult pudeli mängimine väiksena. Ma arvan, mul oli mingi 3-4 sõprusringkonda, kus me mängisime pudelit. Ja see on lihtsalt nii võimas, et jällegi lapsed, kes tegelikult ju ei suuda välja mõelda kõiki neid dünaamikaid nende taga, leiavad mingi mängu, mis täpselt rahuldab nende selle hetke vajadusi ja see töötab nii spetsiifilises vanuses, sest et ma mäletan juba mingi 15-aastaselt kõik olid juba enam-vähem mingites suhetes, eks siis seda ei saanud enam mängida ja selle mängu mängimise arv on väga palju alla läinud viimase 8-7 aastaga mu elus, obviously. Aga see on lihtsalt nii huvitav, kuidas te olete nii väiksed, et suudate mängida selle mängu, mis kuskilt maagiliselt tuleb, mis tundus sellel ülinormaalne, aga nüüd, kui sa mõtled praegu, siis see on tegelikult naljakas natuke, et Kari 13-aastaselt musitab üksteist. Aga see pakkus lihtsalt lahendust nii paljudele asjadele ja seda peaks ka kunagi analüüsima. Ma praegu liiga sügavalt ei lähe sinna sisse, aga jah, mulle meeldis see mõte, et kui spetsiifilises vanuses see töötab. Ja mis minu jaoks veel naljakas on see, et see ei olnud kunagi kõige hirmsam asi mingeid neid tegusid teha, aga mis selle mängu nagu break it or make it moment on need tüübid, kes koolivad teistele tegusid. See, et lugeda ruumi õigesti ja koolida tegu, mis on piisavalt raske ja samas piisavalt lihtne, et mitte ära rikkuda mingeid vaibe, et see oleks nagu rõve. Ja mul on tunne, et see oli see koht, kus see mäng hakkas tegelikult lagunema, kus me ei suuda enam aru saada, mis on teiste inimeste mingid piirid ja nagu ja see on huvitav, tegelikult näha seda, et kuhu saab seda edasi kanda, et see probleem ei ole selle teo tegemine, vaid probleem on selle nagu
koolimine või lugemine ruumist välja, et teised seda tahavad ja see enesekindlus selles, et teised seda tahavad. Ja see on midagi, mis on minu jaoks alati vist õigesti ka raskem. Ja see on nagu see koht, kus üle mõtlesime, eks ole. Vot, see on naljakas, et ma nii palju tänaseks, võib-olla nendest teistest teemadest, siis low connection ja high connection flirtimistest ma räägin kunagi teinekord, aga tšau praegu.